et mul üks migreen lõppes sellega, et ma käisin oksendamas ja enne kui ma jõudsin voodisse tagasi, mul hakkas uuesti pea siit suruma ja ma teadsin, mul hakkab kohe uus migreen. Ja 6. päeva, enne kui tööpäev lõppes, ma helistasin perearstile ja ütlesin, et nüüd on ükskõik mis lahendus. Ma ei jaksa enam olla selles kehas, ma ei jaksa enam elada sellist elu. Ja perearst soovitas minna mul kohe EMO-sse. Läksin EMO-sse, ma olin 5 tundi seal, mind pandi tilgutite alla, mulle tehti peakompuuter ja õnneks selgus, et mul ei olnud mingit kasvajat, mul olid lihtsalt väga tugevad migreenihood. Ja läksin siis ja ma saime siis jälle mulle siis selle peale, et mul oli 6 päeva nädalas, aga siis 3-4 tundi migreen, jumala super, eks. Ja läksin siis arsti juurde. Ja arst ütles, et ma kirjutan sulle kangemad rohud, aga ma väga loodan, et me saame nüüd pöörata selle teistpidi, et sul mitte ei ole 6 päeva nädalas migreen, vaid sul on 6 päeva migreeni vaba ja see 1 päev siis ehk nädalas on migreeni. Ja ta ütles selle, et ma loodan väga, et meil see õnnestub, sest järgmine veel kangem ravim on juba südamele väga, väga kahjulik. Ja siis mul olid juba need pakid tulnud koju. Ma tulin kabinetist välja, seisin natuke ja mõtlesin. Ma ei surnud ennem ära, kui mul ei olnud neid 1 miljon ravimit, lisaks migreenile veel astmarohud, siis veel seda, et ma saaksin öösiti magada mingid rohud ja bla, mis seal veel oli, vererõhurohud. Ja siis ma mõtlesin, ma jätan need rohud ära ja vaatan, mis saab. Ja 1,5 nädalat läks mööda, ma läksin arsti juurde tagasi. Ja ütlesin arstile, mul ei ole migreenipäevikut kaasas. Arst ütles, et ei ole hullu, küll sa mäletad ju, et 1,5 nädalat, et tuletame siis nüüd, et mis siis 1,5 nädalaga oli. Ma mäletan täpselt, mul ei olnud mitte ühtegi migreeni. Ja arst vaatas mul otsa ja küsis, Tiiu, mida sa tegid? Ja mul oli kaasas A4 peale, 3 A4, sinna peale oli mul pandud siis selle Power Cocktaili, Restorate'i ja Activize'i koostised. Ja enne ukse taga ma kahtlesin, kas ma annan arstina. Ma ei tea, kuidas ta reageerib. Äkki võtab mingi hoiaku, äkki vihastab. Mul vanemad käivad ka sama arsti juures. Ma annan, ei ma ei anna. Ma annan, ei ma ei anna. Ja siis, kui ta küsis mu käest, Tiiu, mida sa tegid, siis ma võtsin need paberid ja andsin tema kätte. Ma ütlesin, ma kasutan tooteid, need selliseid tooteid, mis sisaldavad neid asju. Ta luges need kohe läbi, ta vaatas mu otsa ja ütles, miks sa kahtled, kui päriselt su keha saab iga päev kõik need ained ja kui need on puhtad ja ta päriselt omastab need, siis su keha ju saabki terveks. Ja võt see lause, need, mis enne Agne näitas, need 15 teadlast, need on minu jaoks nagu väga suur argument. Aga ma saan väga hästi aru inimestest, kes ei, nagu Agne ütles, need spordiklubid on ju, nad tahavad veel ise teha mingid lisauuringuid, siis täpselt see, et minu perearst ütles mulle selle ühe lause, et miks sa kahtled, et see on ju loomulik. Vot see lause oli see, mis pani nagu sellise sellise tugeva tõuke, Tiiu, mine räägi kõigile, sest see on õige asi, see on päriselt õige asi. Ja nii nagu ma olen siin ka ütelda, et kui lühidalt see kokku võtta see olukord, siis mina sain lotovõidu. Et ma sain lotovõidu igas mõttes. Ma sain lotovõidu, mul on tervis jälle korras. Mul sõbranna ütles, et Tiiu, nii hea, et sa oled jälle tagasi. Ma ütlesin, et pole käidki kuskil ära ju. Ei, sa oled tagasi, sa oled jälle, sul on jälle energiat, sa jälle särad, sa oled jälle sina ise. Ja lotovõiduga selles, et kuna ma otsustasin hakata seda tegema siis ütleme tööna, siis lotovõit on ju see, et ma hakkan saama korralikku pensionit, Agne üks päev annab mulle ilusa auto ja nii edasi, eks ju. Et jah, minu põhiline näide on see migreeni teema, muidugi see, et ma ei võta vererõhurohtu ja mul on vererõhk normis, astma, käisin siis kopsuarsti juurde, läksin 2 kuu pärast, siis pärast seda, kui ma hakkasin, oli vist 2 kuud umbes möödas, käisin hiljuti. Ja siis kopsuarst ütleb mulle, et ja need rohud on väga hästi mõjunud, see kopsurohi, mida ma võtan. Peab tegema piiku siis hommikul, õhtul ja siis lõunal või päeval on meil mingi teine.
et nüüd toimivad väga hästi, aga no ma tahaksin ikka nagu näha, noh, ütleme 2 aasta pärast tule tagasi vaatama, kuidas olukord on. Ja arstile ma ei öelnud, aga õele läksin teises toas, rääkisin, sest et õde ütles mulle niimoodi, et ühesõnaga see protseduur näeb välja nii, et hommikul ei tohi seda piipu tõmmata, siis sa lähed sinna arsti juurde, siis sa pead hingama sisse-välja puhkuma ja siis nad mõõdavad seda sinu kopsu siis seda, kui palju sa siis jaksad seda välja puhkuda. Ja siis sa tõmbad seda piipu ja siis sa lähed ootad ja siis tuled tagasi ja siis kontrollitakse, kui palju siis see rohi mõjus. Ja ma tegin selle protseduuri ära ja siis õde ütleb, et vabandust, et kas te ikka teadsite, et täna hommikul ei tohtinud seda, nagu seda inhalaatorit kasutada. Ma ütlen, jaa, ma teadsin küll, et ma ei kasutanudki. Ja ma lihtsalt sellepärast, et need tulemused olid nagu samad, et ei olnud nagu midagi muutunud. Ja siis ma ütlesin, et ma tunnistan ausalt üles, et ma ei ole seda juba kasutanud väga pikka aega, et mul ei ole lihtsalt olnud vajadust. Ja siis ta küsis, et mis sa teed siis, et samamoodi. Siis ma rääkisin Fitline'i toodetest, eks ju, ja siis ma läksin kabinetist välja, siis õde jooksis mul järgi, andis oma visiit või selle, oli kirjutatud paberilipiku peale oma meiliaadressi. Kuule, kirjuta mulle, ma tahaks ka neid tooteid. Et, mis kell on? Räägi mille. Ühesõnaga, ja nii edasi.